ma olen selle peale nagu ka pikalt ja mõtled tegelikult, et võtame niimoodi, et ilusad okasmetsad meie tingimustes on tegelikult kõik ju inimtekkelised. Paraku need on veel vanaisad ja keegi on teinud seda tööd, hooldanud ja kasvatanud seda metsa, et ta tuleks siuke ilus mets, mida me näha tahame. 2016 oli siin kõva juulitorm, mis oluliselt võttis siin kandi metsi maha ja siin kõrval ka Karula rahvuspark, kus on siuksed küpsed vanad okasmetsad, mis on 10-100 hektarite ulatuses pikali. Ja ma mõtlen, et keegi on kunagi vanaisad on teinud seda tööd, läinud vaeva on ja kasvatanud ilusa palgimetsa ja nüüd kõik see jäigi sinna loodusele on ja eks toimuvad need looduslikud protsessid, et tegelikult ma mõtlen, et vanaisad annaks meile kere peale sellise tegevuse. Minu arvates ka, et riik karistab neid metsaomanikke, kes on oma metsa mõistlikult majandanud, kellel võib-olla oleks ka olnud juba 20 aasta jooksul võimalik see mets maha võtta, kas siis täielikult või mingis ulatuses on ju. Aga ta ei ole tahtnud seda teha, on mõistlikult majandanud ja nüüd pannakse igasugune majandamine seisma ehk mina tõlgendan seda küll niimoodi, et see nagu karistus sellele metsaomanikule, et ise otsustanud, et ma nüüd ei tahagi seda majandada. Ehk mis sõnumi see annab? See annabki see, et kui sul on võimalus teha, siis raiu kohe ära, muidu sa ei tea, kas tuleb riigi poolt mingi piirang või mingi mürkroheline, avastab, oi, seal on midagi hästi ilusat, et võtame kohe kaitse alla. See peaks olema omaniku otsus.